hakkame pihta. Nii, ja taaskord nüüd siis on puhkusmängudega 5. osa vist oli. Jah, 5. osa. Ja nüüd siis mina olen Leonhard ja seekord ei olegi mu kõrval kedagi. Seekord ei ole. Sõpra Siimu seekord ei ole. Seekord olen mina üksinda. Ja mina üritan siis rääkida mängudest seekord. Mängudest, põhilist arvutimängudest ja ka tehnoloogia uudiste rubriik. Nii, kõigepealt alustame sellest, mida ma olen mänginud viimase aja. Minu viimase aja kõige rohkem mängitud mänguks on Counter-Strike, arvutimängudest Counter-Strike Global Offensive. See siis selline mäng, kus on 2 tiimi. Tiimi on inimesed, on üksteise vastu, inimesed saavad ise üksteise vastu võidelda, PvP, mängija vastu, aga samas on võimalik ka mängija arvuti vastu mängida. Ka selline võimalus on olemas, ja kui mängijate arv ei tule kokku, siis tuleb arvuti mängija asemele. Erinevad mänguversioonid on pommi kahjutuks tegemine on üks võimalus, üks on mängija vastu, üks on 1-1 vastu mäng võimalus ka. Siis on tiimi vastu mängu võimalus, terroristid võitlevad politseinikega. Terroristid versus politseinikud on kogu mängu. Mutta mängul on erinevad võimalused siin. See mäng on Steamis tasuta kätte saada. Steamis saab tasuta selle mängu. Nii. Kohe vaatan, mis siin oli. Ja siis teine mäng, mis ma viimase mänginud on. See on nüüd mitte arvutimäng, vaid see on Android asja peal. See oli siis arvuti peal, aga järgmine Androidi peal. Teise maailmasõja Battle Simulator. No eelmine kord ma juba rääkisin sellest. See on, et võid olla venelane, ameeriklane või sakslane, natsid ja siis kommunist või nats või ameeriklane ja siis mängida omavahel. On ohutsoon, mis on PvP, see on nüüd siis CSGO, Counter-Strike Global Offensive, ohutsoon, mis on PvP, siis on Wingman, kus sa oled üksinda mingi 1 vastu mäng, Wargames, kus on sellised sõjamängud, üks on Flying Scouts mäng, kus sa pead lihtsalt lendama ja tapma ära ja teise baasi või jääma. Tapma kõik teise poole ära. Siis on Demolition, kus sa pead pommi kahjutuks tegema majast. Majas on kaitsed. Ja see on Arms Race, kus on armeede lahing, omavaheline armeede lahing ja üks armee võitma. On Deathmatch, kus on surma peale 1 versus 1. Kes võidab, see võidab. Ja casual on suvaline mäng aja peale. Aeg saab otsa, siis see kell rohkem punkte, see võidab. Tapetakse kõik ära, tapmise pealt saab punkte. Ja siis on competitive, mis on pommi kahjutuks tegemine. On pommi. Ja teeb pommi kahjutuks, siis oled võitnud. Või siis, kui teine pool ajad, siis peab kaitsma, pommi saaks kahjutuks teha. Sellised võimalused on. Selles mängus Counter-Strike Global Offensive Free Edition 2016. Ei, 2017. Jah.
tasuta saadaval Steamis. Siis mis ma veel mängida on. Nii. Mõnda mängu olen veel mänginud. Need on põhiliselt arvutimängud. Pac-Man 1980, pead sööma ära teised söögi. Ja siis veel oli mänge. World War 2, mida ma juba rääkisin eelmine kord. Kui eelmist osa ei kuulanud, siis oma viga. Saate pärast järgi kuulata. Nii. Ja siis seda saadet toetab Leonhardi mängud. Leonhardi mängud kanal, YouTube, Leonhardi mängud, Twitch. Ja nii. Kõige viimane video, mis mul on olnud. Kõige viimane mängid Fifat. Fifas on see, et sa pead võitma. Lööma värava. Final Fantasy 15 mängisin ka. Väga imelik mäng oli. Ma võib-olla proovin veel. Ja Grim Soul oli ka. Päris pull mäng oli. Grim Soul oli selline Final Fantasy 15, seda ilmselt teavad kõik. See on selline mäng, mis on põhimõtteliselt animemäng, Jaapani animemäng, kus on nagu mingisugune, see on nagu lugu. Mingi lugu areneb siin välja. Ma päris täpselt edasi ei ole jõudnud. FIFA on nagu FIFA ikka jalgpallimäng päris nimedega. Päris mäng, et jalgpalli mängima 9 minutit, võitma ja ostma endale tiimi kokku ja siis sellega mängima ja arendama mängeid ja nii edasi. Arendama oma tiimi. Grim Soul on selline avastamismäng nagu Westland Survivalgi. On selline, et sa jahid, jalutad üksikult ringi läänes kusagil, metsikus läänes. Selline mäng. Nii. Ja nüüd siis jõudsime. Mängu-uudised. Mängu-uudised. Uudiste rubriik. Mängu- ja tehnoloogia uudised. Nii. Mängu-uudised. Nii. Siin on sellised uudised, et järgmist Wolfensteini saab mängida tasuta, kui saab koos sõbraga. Ja sõber saab selle tasuta alla laadida. Virtuaalne natside jahtimine. Wolfenstein Youngblood on nimi. Virtuaalne natsi jahtimine. 1980. aastate Pariisis toimub tegevus. Ja ka üksinda on võimalik seda mängu mängida. Arvuti poolt juhitud kaasadega koos. Kuid koos sõbraga mängides saab pääse sõbrale tasuta Youngbloodi alla laadimiseks. Sõbrapääset sisaldab Deluxe Edition. Wolfenstein Youngblood ilmub 26. juulil. Deluxe Edition hakkab maksma 39,95 eurot. Wolfenstein on hea mäng. Natside jahtimine. Call of Duty Black Ops 4 küsib virtuaalse haamri eest 25 eurot.
täielik absurd ja fännid on nüüd väga vihased. Aga see on uus relv seal. Virtuaalvaluuta. Seal täiesti uus relv. Call of Duty Black Ops. Fortnite sai hiljuti uuenduse. Puhki looja ütleb, et Puhkil on teiste võitlusmängude ees suur eelis. E-spordis siis. Lihtne mäng, sul on relv ja sul on granaat, seda on vaatajal lihtne mõista, ütleb Puhki looja Green. See ongi siis eelis. Euroopa autoriõiguste seaduse kohta ka, mis on väga jube asi. Euroopa autoriõiguste seadus ütleb, puudutab YouTube'i ja Twitchi, ehk siis on ajalugu, kas mängufännidel on kõik või. Artikkel 13 ütleb, et platvormid eematakse filtrite abil autoriõiguste rikkuva sisu või maksad selle sisu eest litsentsitasu. Nii. Aga siis suurkorporatsioonid võidavad ja numerid kaotavad. Ehk siis YouTube'i võib tõesti lõpp olla. Ma loodan, et nii ei juhtu. Ma loodan väga, et nii ei juhtu. Aga varsti on need painutavad ekraanid, mis on päris huvitavad asjad. Seda tahaks saada varsti. Apple vandus alla AirPower juhtmeaparaadi, et ei tulegi. Juhtmeaparaadi on ka päris huvitav värk. Apple ütles, et ei tulegi enam. See on natuke halb lugu tegelikult. Apple kuulutas toote välja ja siis ütles, et ei tule. Järgmised põlvkond mustavad. Apple kuulutas välja krediitkaardi, Apple kaart, mida saab kasutada Apple Pay maksevõimaluse kui kohtades. Selle kaardi saab taotleda Apple Walletist. Päris hull asi. Varsti hakkavad riiki ka niimoodi looma. Joh, ei tea. Aga no jah, ega siin midagi suurt teha ei ole. Ja siis kõige hullem, kõige olulisem asi muidugi. Aga toetage siis mind Patreon, Leonhardi mängud, YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Jälgige kõikjal, kus võimalik, YouTube'ist ka Google Play Studios ja nüüd ma sinu teada ka jälle uute oli puhkusmängudega.